Algamas on Testuuri reisinurk. Reisi targalt Testuuriga. Tervist, hea kuulaja! Oled kuulamas jälle reisisaadet, mille nimeks Testuuri reisinurk, kus räägime siis reisimisest, jagame nippe ja soovitusi, kuidas saaks reisida nii, et kõigil oleks mõnus, kõigil oleks hea meel ja kõik tahaksid juba järgmisele reisile minna. Seda räägime nagu ikka Testuuri büroo juhatajaga, kelle nimeks Jelena Gavronski. Tervist! Tere! Eelmises saates rääkisime perega reisimisest, selles saates on see teema ka õhus, sellepärast et muu hulgas räägime ka reisi kindlustamisest ja reisi tõrkekindlustusest ja kõikidest erinevatest kindlustusest. Ma arvan, et neid kindlustuse variante on tänapäeval vist päris palju. Jah, et kõik see on koondatud sellise nagu nime alla nagu reisikindlustus. Ja me väga-väga soovitame kõikidele reisijatele vormistada sellist kindlustust ja räägiks siis natukene lähemalt, et millest see koosneb. Et muidugi algus ja mis peab olema kindlasti tehtud tervisekindlustus. Eriti kui te lähete kuskile reisile kolmandasse riiki. Kus seda tehakse? Kus tehakse kindlustust? Jah. Kindlustust võime pakkuda meil on teatud koostööpartnerid, kelle kindlustusi me pakume. Kindlustust te võite osta ise ükskõik kus kohas, ükskõik mis kindlustusseltsist võib-olla. See ei ole kuidagi terviseriskidega seotud, et kellel on kõrgem risk, selle kindlustusmakse on ka kõrgem. See on vanusega pigem seotud. Vanusega seotud, jah? See on vanusega seotud. Ja selle tegevusega, mida te plaanite teha puhkusel, et näiteks kaljuronimist tegema, see on kallim, jah? Suusatamine ja selline nagu nii et ühesõnaga... mis on riskitegevus, mis nagu võib ohustada teie tervist, siis seda kallim on see kindlustus. Nii, aga kas see kindlustus kuidagi jaguneb või läheb pulkadest laiali ka, et kui palju te kindlustate, palju te nii-öelda oma osalustasu on või kuidas neid asju seal arvutatakse? Ei, no oma osalustasu tegelikult ei ole, et kui te kindlustate oma tervist ja teiega midagi juhtub, siis selle kindlustussumma raames teile siis teid aidatakse. Seal ei ole... Nojah, põhimõtteliselt, kas me räägime siis haiglateenuse kinnimaksmisest või mis abi seal ütleme niimoodi, et ma võin oma näite tuua, et kuna ma reisin väga palju, mis on seotud ka minu tööga ja ütleme, et reisimine on minu kirg ja olen reisinud palju ja on ka ette tulnud juhuseid, kui ma olen ise haigeks jäänud. Ja olen haigeks jäänud ütleme niimoodi raskelt, et kus arsti kutsuti kohe nagu minu tuppa. Mul oli väga kõrge palavik. Ja olen ka ise arsti juurde pöördunud ja ütleme niimoodi, et oleneb nagu summast ja oleneb sellest kindlustusandjast, eks ju, et need reeglid on erinevad. Et ma ei hakka siin kedagi praegu promoma, aga oli niimoodi, et kui on summa alla mingisugusena, ütleme, ma ei tea, 1000 või 2000, et siis teil on võimalik nagu see maksta endale, et siis te maksate nagu selle arstivisiidi ise kinni, võtate kõik tšekid ja pärast siis kindlustus maksab teile selle tagasi. Kui on jutt mingisugusest suuremas summas, siis kohe nagu igal juhul te peate oma kindlustusega kohe ühendust võtma, kui teil on mingisugune probleem tekkinud. Ja siis nad juba juhendavad teid, et mis te peate tegema, et kus te peate maksma või ei pea maksma või kuhu te peate minema ja nii edasi. Mis probleem on probleem üldse? Kui ma olen näiteks lihtsalt kohas on õhus ja väikses palavikus, istun nädal aega hotellis, põhimõtteliselt reis on mokas, see ei lähe mingisuguse kindlustuse alla? Ei. Siis oled lihtsalt seal. Ja, et siin on nagu kaks asja, mida sa võib-olla praegu silmas pead, et see reisitõrkekindlustus, et sa ütlesid, et ma istun hotellis, ma ei saa nagu välja kuskile. No see on nagu pahasti. Paha lugu. See on paha lugu. Sellest me rääkisime eelmises saates, et kui te tunnete ennast enne reisi pahasti, siis ei ole vägisi vaja minna. Ärge minge reisile. Et kui juba selline asi juhtus, siis mis teha, eks ju, istute siis seal ja ravite ennast ja kui on vaja, siis pöördute arsti poole, kindlustus maksab teile selle visiidi kinni. Aga teine asi on see, et kui teil on nagu kõik on juba reis ostetud ja kõik on juba hästi, aga juhtub, et selline lugu, et vahetult enne reisi, ma ei tea, juhtub midagi. Ütleme nii, et saite endale mingisuguse viiruse või ma ei tea, kukkusite, murdsite jalaluu ära ja reisile minna ei saa.
vot siis läheb mängu see reisitõrkekindlustus. Ehk siis teile kindlustus maksab kogu raha tagasi, mis te põhimõtteliselt olete maksnud, kui te olete selle reisitõrkekindlustuse teinud õigesti. Kas siis läheb suureks bürokraatiaks seda tõestama hakata? Ei lähe, selleks te peate lihtsalt teavitama meid, et te ei lähe puhkusele, meie fikseerime selle, siis te peate pöörduma oma kindlustusandja poole, ütlema, et vot selline lugu juhtus, võtma siis arsti käest selle tõendi, et te jäite haigeks, esitama selle kindlustusele ja siis kindlustus küsib nagu meilt, et mis meie need trahvinõuded on, ehk siis palju klient kaotas, peaks nagu raha kaotama ja siis ta hüvitab temale selle rahasumma. Mis sellise reisitõrkekindlustuse summa üldse on, olenevalt siis, ma saan aru, kui pikk see reis on, eks ole, ja kuhu see reis on, aga mis see suurusjärk üldse on? See oleneb teie reisipaketi maksumusest ja siin ma tahaks nagu tähelepanu pöörata, et kindlasti kui te teete reisitõrkekindlustust, siis te peate nagu välja selgitama, et mis on selle paketi hind ühele inimesele. Ja reisitõrkekindlustuseks pannagi see sama summa, mitte väiksem. Et kui te panete, näiteks teie reis maksis 1000 eurot, aga teie olete kindlustatud, reisitõrkekindlustus on tehtud näiteks 700 eurole, siis te saategi 700 eurot, ehk siis 300 eurot te kaotate. Nii, aga mis see maksab siis see kindlustus? Ma räägin, et see sõltub siis sellest, kuhu te lähete, kui pikaks te lähete, kui kallis on teie reis ja kui vana te olete ja millega te tegelete reisi ajal. Ahah, aga protsentuaalselt kuidagi... Ei, ma ei oska teile öelda. Ühesõnaga tuleb uurida ja mitte võib-olla ei tulegi uurida, vaid jällegi on reisikonsultant see, kes oskab abi anda. Meie saame küll pakkumist teha, jaa, see on täitsa õige, aga samas tahaks nagu pöörata jällegi tähelepanu sellele, et paljudel inimestel on mingisugused, ma ei tea, kas kõnepaketid, ma tean, et osad nagu mobiilsideoperaatorid pakuvad oma paketi koos kindlustusega, reisikindlustusega, ma tean, et pangad pakuvad krediitkaarte koos reisikindlustusega. Et ärge unustage seda. Uurige need tingimused, uurige need summad, kindlustussummad ja kui see kõik on okei, kui see rahuldab teid, siis võib-olla te ei peagi nagu midagi lisaks maksma. Räägime nüüd perega reisimisest ja väikeste lastega, keda on võib-olla kaasas päris mitu, 2, 3, 4, kas neile kehtivad kuidagi mingisugused teised kindlustused või summad? Ei, ikka samad tingimused, summad võivad olla teised, kuna laste hind võib olla soodsam. Kas reisija täna Eestis juba on aru saanud, et tuleks kindlustada? Või paljud reisijad kindlustavad oma reisija protsentuaalselt? Ma ütlen niimoodi, et ikkagi kuskil 80% ikkagi kindlustavad ja see on väga-väga hea ja väga tark tegu. On ka selliseid juhuseid olnud, et kus inimesed tulevad ja me ütleme, et palun tehke ka kindlustus, kindlasti kaaluge seda. Ja vastuseks kuuleme, et no mis minuga ikka juhtub. Ei, ma ikka nii kaua pole puhanud, ma olen kindel, et ma lähen, ükskõik mis ei juhtuks. Ja oligi selline juhus, et lihtsalt üks inimene, kes samamoodi rääkis, tuli 3 päeva nagu edasi läks ja ta tuli. Ja ta oli lihtsalt, ütleme niimoodi, et vägivalla ohvriks saanud. Ja tal olid nagu mitmed, ma ei tea, käsimurd oli, jalamurd oli ja ta ei saanudki kuskile reisile minna, tuli ja ütles, et mis ma nüüd teen, et ülehomme on lend ja kindlustust ei olnud, et me ei saanud nagu midagi teha sellel puhul. Ja, nii et see on üks asi, mis kindlasti peaks ikkagi olema, nii et kandke selle eest poolt. Õnnetusjuhtumid on ka olemas, eks ju, et ei ole ainult see, et ma nüüd hoian ennast ja haigeks ei jää. Aga lastevanematele kindlasti soovitan, et võib-olla väga tihti nagu praktiseeritakse ka seda, et lapsed võivad väga kergesti haigeks jääda. Ja selleks, et reis nagu õnnestuks, et paljud siis lihtsalt võtavad ja hoiavad nagu 2 päeva enne reisi või 3 päeva enne reisi last kodus, et ei pane näiteks lasteaeda, et ta ei saaks mingisugust viirust endale. Selge, selline jutt siis kindlustuse kohta. Nüüd järgmine teema, nimeks eratransfer, kõlab nagu popstaari reis kuhugi välisriiki, et selline luksvärk on ta või ei ole, selline suhteliselt lihtsalt, et tore on, kui on, aga väga vaja ei ole.
No see on nii ja naa, eks ju, et tegelikult väga mis see on üldse? See on nagu eraldi auto, no põhimõtteliselt nagu takso, mis viib teid otse lennujaamast teie hotelli. Kas see on nüüd see pilt nagu filmidest, kus sõidad eskalaatoriga alla ja sinu nimega sildiga mees ootab sind? Ei, no ta päris sildiga ei oota, aga te lähete meie esindaja juurde, kes tuleb nagu vastu ja annate oma selle reisi vautšeri ja ta näeb sealt, et teil on nagu eratransfer tellitud ja siis ta lihtsalt ütleb teile, et vot teie autojuht on see ja autojuht võtab teie kohvrid ja viib autosse või väike bussi. Ja kes see autojuht siis on, teie koostööpartner, pikaajaline selline? Ei, ta võib olla ka testuuri töötaja või võib olla meie pikaajaline koostööpartner. Ehk siis selline jälle üks väikene reisikindlustus põhimõtteliselt võib öelda? Ja kindlasti. Ja mis puudutab siis veel seda eratransfeeri, et vahest osad meie hotellid asuvad lennujaamast kaugemal. Et mingi 80 kilomeetrit kuni 150 kilomeetrit ja nüüd kujutage ette, et te lähete nagu selle üldtransfeeriga, grupitransfeeriga, siis ta nagu sõidab 150 kilomeetrit ja ta peatub siis nendes hotellides, mis jäävad tal tee peale. Ehk siis teie transfeeri aeg ei ole võib-olla 2 tundi, aga ta võib olla 4 tundi. Kui te võtate eratransfeeri, eriti kui te olete lastega, siis te jõuate põhimõtteliselt palju kiiremini oma hotelli ja saate juba puhkust nautida. Ausalt öeldes ei ole ma selle peale isegi mõelnud, et see nii üldse võimalik on, sellepärast, et nii ta ju kogu aeg käib, tuled lennupilt maha, lähed koos teistega bussi, aga tegelikult on võimalik see eratransfer omale siis nii-öelda alati tellida või? Ükskõik millal ma lähen reisile või kuhu koos testuuriga? Ja, see võimalus on alati olemas ja on olemas ka näiteks Türgis jälle Türgi, eks ju. Et seal on osad hotellid, mille puhul pakutakse Comfort Plus transfeeri, see tähendab seda, et te lähete väikse minibussiga ja ainult ühe vahepeatusega. Ehk siis näiteks, kui teil on mingi kaugemal asuv hotell, siis te võite teha ainult ühe vahepeatuse. Väga mõnus ju. Nii et tasub mõelda. Ja see on juba hinna sees, ehk siis selle eest ei pea nagu rohkem maksma. Eriti kui veel lähte perega või lastega, siis on mugav. Ja siis see on igati mõistlik, ja. Jälle kasulikku nippi. Läheme edasi. Ekskursioonid ja lisateenused hotellis. Kui jõuate hotelli, siis kindlasti tuleb teie juurde reisikorraldaja, giid, kes siis teeb väikse koosoleku, ma saan aru seal kõigepealt reisijatega. Ja tavaliselt see on, kui te saabute, siis järgmisel päeval. Ehk siis esimene päev te lihtsalt elate ennast natukene sisse, viite oma asjad tuppa, vaatate ringi, natukene mõtlete, seedite ja siis järgmine päev tavaliselt hommikul või päevasel ajal jõuab siis see meie esindaja või meie giid hotelli ja räägib teile siis puhkuse võimalustest. Ja see ei ole ainult see, et ta müüb teile ekskursioone, või te võite talle esitada ka erinevaid küsimusi puhkuse kohta. Et kindlasti ta hakkab teile ekskursioone pakkuma, kuna ta ei tea ju teie plaanidest midagi. Ei tea iseendagi plaanidest ausalt öeldes, kui esimesel päeval tuled. Jaa. Aga alati on võimalik öelda, et aitäh, et me ei ole siin juba esimest korda näiteks, et me ei soovi, ei ole huvitatud ja siis ei olegi nagu mingit probleemi. Kas niimoodi saab ka, et ei ole selles mõttes veel huvitatud, et nagu ma ütlesin, alles pea laiali otsas vaatad ringi, et ma ju ei tea, kus ma üldse minna tahan, et tahaks päev-paar lihtsalt olla ja siis vaatame edasi. Ja siis ta annab teile lihtsalt oma kontaktid ja te võite temaga hiljem ühendust võtta. Annab mingisuguse brošüüri, kus on hinnad, kus on ekskursioonide kirjeldused. Te võite selle rahulikult nagu vaadata ja hiljem temaga ühendust võtta. Paar päeva ringi arutades reisil võib-olla tundub tänava peal, et miks ma peaks seda reisikorraldaja kallist reisi võtma, kui siin tänava peal saab poole odavamalt? Ja sellised küsimused on ka meil olemas, aga siin ongi jälle see kindlustustunne, et kui te ostate, ei tea, kellegi käest seal tänaval ekskursiooni, no hea on, kui ta hästi läheb. Kui midagi juhtub, ütleme, ma ei tea, buss läheb katki, annaks jumal, et ei juhtuks, aga kõik võib olla siin elus, juhtub mingi avarii, keegi saab kannatada. Et ikkagi, kui on testuuri poolt korraldatud ekskursioon, siis meie kanname nagu vastutust teie ees. Et kui miskit nagu läheb viltu, buss läheb katki, siis kohe nagu tullakse teise bussiga teile järgi. Kui on mingi probleem, siis on meie giidid kogu aeg teile abiks.
et see on nagu lisakindlustus. Kui sa lähed testtuuriga reisile ja võtad koha pealt kohaliku reisi nii-öelda ekskursiooni ja seal juhtub midagi, siis tervisekindlustus ikka kehtib? Tervisekindlustus kehtib ja aga näiteks Kreekas on meie turistid nagu topeltkindlustatud veel, kui nad lähevad ekskursioonile testuuriga. Ma võtsin teema üles sellepärast, et ma olen kasutanud selle võimalust. Võtta tänava pealt reise ja nii vähe, kui ma üldse käinud olen, on alati midagi juhtunud. Küll jääb midagi tulemata, küll tuleb ta valel ajal, küll ta ei lähe sinna, kus ta pidi üldse minema. Ühesõnaga, väga ei soovita. Võib normaalselt ja hästi minna, aga kui sa lähed reisile nädalaks ajaks, võib-olla siis ei taha, et seal midagi valesti ja ütleme niimoodi, et kui midagi läheb valesti meie ekskursiooniga, siis turistil on alati võimalik siin Tallinnas meie poole pöörduda ja meie võtame ühendust vastuvõtu esindusega ja siis selgitame välja, et mis siis seal ikkagi oli. Need, kes nüüd esimest korda reisile lähevad, kas saavad ka väikest ja kerget informatsiooni selle kohta, mis neid seal tänaval ees ootab, kui me räägime kauplejatest ja uhketest hindadest ja kaupadest? Et kuidas käituda elementaarselt sellises olukorras? Ja ma tahangi nagu rääkida inimestele sellest, et on sellised riigid nagu Türgi ja Egiptus, mis on, kus on nagu teistsugune kultuur ja seal on see kauplemine on nagu veres ja nad tahavad väga nagu oma tooteid müüa ja võib-olla teevad seda liigselt peale tükkivalt, mis nagu eestlasele väga hästi nagu peale ei hakka, nad tulevad vahest ja ütlevad, et issand, et jälle viidi kuskile poodi või midagi nagu taheti nagu pähe määrida. Et ja näiteks kui te reisite Türki ja teie hotell on kuskil Alanias ja nagu ma rääkisin, et see transfeeri aeg võib olla 4 tundi, siis tahtmata tuleb teha mingi sanitaarpeatus. Ja tavaliselt nad teevadki seda mingisuguse poes. Juhuslikult. Ja, et nii see on selline eripära. Aga jah, Kreekas ja Euroopa riikides võib olla sellist nagu, ma ei tea, pealetükkivust ei ole. Aga kindlasti nagu tasub vaadata ja tasub isegi mingisuguseid asju osta. Sellepärast, et näiteks Türgis on tõesti väga head nahktooted, trikotaaž, ma ei tea, maiustused, et miks mitte osta endale kaasa mingi suveniir, aga kui te ei taha seda teha, keegi teid ei sunni ja kui nad tulevadki teie juurde seal hotellis ja ütlevad, et kas te ei taha kasukaid vaadata, siis te alati võite öelda, et ei, ma ei soovi, ei olnud plaanis kasukat osta. Mis see hea vastus oleks kauplejatele, ega nendel on väga raske vahest nii-öelda vastu panna ja kõik on juba ostetud. Nendega väidelda kuidagi. Kõik on juba ostetud. See on hea vastus, jah. Kas seal on mingisugused tavad ka nüüd, ma ei tea, kus need kõige kuumemad kauplemiskohad on, Egiptus kindlasti ja Egiptus ja Türgi ja seal ikka armastavad kaubelda. Et mingid kohalikud tavad, mida sa pead teadma seal turul, mida sa näiteks ei tohiks teha või mida sa peaks tegema? No neile meeldib kaubelda. Et kui sa hästi kaupled, siis sa võid ikka selle asja väga odavalt saada. Et nad naudivad seda protsessi väga. Ma olen kuulnud, ma ei tea, kas see õige jutt on, aga olen kuulnud sellist juttu, et kui juba kauplema asuda, siis on viisakas midagi ära osta. Kas öelda kohe ei ja ära minna, aga kui lähed juba astud poodi sisse ja hakkad midagi kauplema, siis tuleks kaup ära teha, sest muidu need vihastavad. Ei tea, ei ole keegi vihastanud. Et kui ikkagi hind ei sobi, no siis ei sobi. Nii et kõike seda abi siis sealt koha pealt juba saab giidi ja reisikorraldaja käest. Jälle aeg läbi. No nii. No võt, midagi teha ei ole, nii et järgmisel kolmapäeval kohtume jälle ja siis juba uued teemad. Aitäh tulemast! Ja aitäh teile, head aega! Testuuri reisinurk. Reisi targalt testuuriga.